13 ajas. Ja mille kindlasti on, et võistlus on see viga ühike intensiivne, et soovib ka rääkida, siis eestlasega juurde lõpuni teedusime kaasama teemaolusid karmust. Võistlus õigusel kolm kõrgus 3 ja oma algkõrgusele välja keerida seele. Lennast, kes tänu ei veel. 4-3 on siis ületanud Valeria Sneegova esimene katse. Valeria Sneegova alustas võistlust kõrguses 3.93 ja mõlemad kõrgusel on aga kaugusega võistlus Eesti meistrivõistlustel pööras siis seljatabeli küll pea peale. Mõlemad läbihüppaja ja selle 7.55 ütles ta siinsamas hallis, sinnasamas kaugusega kasti. Ja 7.51 pole paha algus. Liidriks küll selle tulemustel läheb. Kui nüüd siis Jaak-Karl Lumi, Eesti Tallinna Kalev. Kõrgusega võistlus siis algamas ja nagu öeldud on pea kõik tänased osalejad ületanud tänavuse hooajalgas 2.15 või enam. Ja parimate hooajamarkidega tulevad võistlustule see Liivi Kuuma Venemaalt 2.27 ja lisaks veel 2.25 üle. Meeste kaugusõppes algas siis 3. voor. Ja naiste teivashüppele taas tähelepanu üks võistluse kulminatsioon kindlasti meie jaoks on käes Kalevi Vaheri jaoks, sest 3. katse kõrgusel 4.23. Ja armas publik, nüüd käed kindlasti taskust välja käinud, et see oli veel taskus seisid. Liigutus võtta. Ei kuule. Eesti rekord on taas sündinud, jälle on Lendi seda teinud. Uus Eesti rekord ja see tähendab siis, et ka Tallinna spordihalli rekord on 4.23 praegusest hetkest Lendi Vaheri nimel. Missugune on naiste teivashüppes ka Tallinna spordihalli rekord pärast tänast võistlust on nüüd täiesti omati küsimus, aga fakt on see, et uus Eesti rekord on sündinud palju õnne Lendi Vaheri. Ja päris sama vindik fakt. Hiidusju. Samuti siis põhise hüppajana, olgu siis taamistada 3 meetrit üks hüppel, vajab kindlasti rünne aplausi. Nii, seekord nii Hiidusju nimel siis praegu kirjas võistlus 6. tulemas 7.37 ja Raitas, kes alati võistlusvõistluselt on isikliku marki parandanud on kaugusõppes. Järgmine proovime ja Eesti meistrivõistlustel küsis siis ka Marin Asmus mõni imehüppeni.
7.67. Suusarani isiklik rekordi ja vaatame siit. Siit tuleb 7.48, paraneb tulemas, paraneb koht, Rainas 5. Kui nüüd võistlus Andri Makartšini kord. Täna on siia siis seni 7.60 ja 7.55, 8 meetri mehed. Naiste neljasükkepaigas tuleb aga minna nelikute kallale. Ja kas nüüd läheb siis võitlus lahti? 20 ja Karl-Jumi, Eestis mister. Kõrgusest siis jagu 7.68. 7.69. Jah, see tähendab, et Mihkel Kass edestab nüüd siis Andrei Makartševit 5 sentimeetriga. 7.69 Mihkel Saks, Andrei Makartšev 7.64. Ja nüüd siis võistluste liidrignoomid lõugatud Andrei Makartševi ütlekord. Lõpetame milles ütlekoori, aga Ukrainlane palub väga publiku tuge ja seda ta loomulikult saab. Andrei Makartšev, Ukrainlane, kelle mark siis 8.15 Ukraina meistrivõistlustel mõneti üllatuslikult jäeti. Alustas võistlemist siis nagu on Iljušikov 1.82, 85 vahele ja nüüd siis 1.88. Bulgaar isiklik mark siis nii kõva kui 2.04. Ja ei saa ka meelega meelema. Seda kõrgust on listatud senimaani üks ületaja, vaid sel kõrgusel 1.88 Burtsu Aiman Türklana, kes siis ka võistluste liider, aga võib enda lõigeda kohe seltsilise saada, sest järgmine hüppaja on Anna Iljušenko. Kõrgus 1.88, Eesti rekordnaised. Ja meeste kõrgushüppest Bogdan Bondarenko. Kõrgus 22. Siin on väga pikka puhul. Üks 82. Anna Iljušenko. Teine ületaja siis oli kõrgusel Burtsu Aimaniga ja võib nüüd rahulikult teada uue kõrgusvältili seadmist, milleks siis 1.91. Ja järgmine. Konsul, sportlan, Postimees, Lillepood.ee, Kergejõust. Ja nendest kaunitest tšekkidest, mida enne vahel on võistluse ajaloos kõige rohkem võitme siis õige varsti väga ilusad appeidid, mida siin ladul on. Ja Venelina Venelas saab teine ületaja kõrgusel 1.91. Muidugi tegemist on uue vänni rekordiga. Ja nüüd siis meeste poole Bogdan Bondarenko. Tema kolmas viimane katse kõrgusel 2.24. Ja teisel katsel nende päris lähedasele kõrguse ületamisele. Nüüd siis kolmas katse. Ei. Bogdan Bondarenko tulemuseks jääb 2.22 ja see annab tänase
tänases võistluses teise koha. Võistluse on seega võitnud Sergei Milokumov. Aga mida teeb tema? Ja mis veelgi olulisem, mida teeb Anna Ilushenko? Esialgu läheb kõrgust 1.91 koos Ursula Hanni ja Maria Kuchinaga veel proovi. Viiekesi siis võistlus tulles ollakse halli rekord 1.91 on juba üles öeldud Evgenia Korova ja Venerina Veneva poolt. Pascal Veerbruch 4.93 esimene katse ei tule välja nii nagu Sakslane ise tahaks. Ega midagi, teised katsed kõrguse 1.91 ja halli rekorditest rääkides siis teame, et Annal on suur hirm erinevate halli rekordite kogumise peale ja miks mitte siis ka Tallinna spordihalli rekord enda nimele võtta. Eesti meistrivõistlustel 1.93 Eesti siserekordid korrates Anna Ilushenko endale ülikooli spordihoone enda koduhalli rekordi sai. Ja Anna Võrtsova ja Anda veel siis kolmandaks katseks ennast kokku võtma kõrgusel 1.91. Naised on Tallinna spordihalli kõrgusliku rekordi juba ületanud. Meestel see veel õnnestunud ei ole. Nagu öeldud, siis meeste rekord kõrguslikas Tallinna spordihalli rekord on 2.25. Ramon Kaju hüppas selle juba 1996. aastal ja 2001. aastal Marko Aleksejev kordas. Aga nüüd siis tänase võistluse juba võitnud Sergei Milokumov. Siit hüpet ei tulnudki. Ja jääb siis Türklannale kirja tänasest võistlusest 4. koht ja kõrgus 1.88. Kui nüüd jääb umik, sealt on juba vaim valmis. Anna Ilushenko vajab kindlasti väga teie tuge. Kõrgus 1.91 ja kolmas katse. No ei saa kodusel võistlusel ju esimoolt jätta külalistega. Anna Ilushenko ja umik ei tule. Tuline Kaju jääb täna siis 1.88 ja võistluste esikoht nii kuus halli rekord selgub siis ilma Anna Ilushenkota täna 4. koht tulemusega 1.88 Eesti rekordi naised. Ja meeste kõrgushüppele saame siis ka joone lõplikult alla tõmmata Sergei Milokumov. Leera Baranova. Ja nüüd siis Tatjana Leedetova. Maailma kõige edetabellis on ta 8. kohal kaugushüppes 7.33. Ateena olümpiavõitja just kaugushüppes. Pascal Veerbruch ja veel siis kolmas katse kõrgusel 5 meetrit 93 võistlus siis samuti kolmanda katse. Tatjana Leedetova parandas oma tulemust 2 sentimeetri jagu 60. Все хорошо, все по плану. Второе место. Ну, пока второе, но впереди лето. Будет тройной, будет первое место. Спасибо. Кто у вас на руках? На руках Бэби. Тоже местный, уже в Эстонии как своя уже. Долго, много живет здесь. Да? Бэби, ну в смысле это ваша? Да, да. Как звать? Александра. Мы тоже будем прыгать или метать. Зависит как. Если будет крупная, будет метать, не толкать. Спасибо, удачи. Viiendal Lukas Kaulutis, Leedu.
6. rajal Markus Ellisaar Tartu Ülikooli spordiklubis. Ja 7. rajal Ukraina esindaja Aleksandr Šahov.